Anname tulda. No, anname tuld või mis sul võtta on parasjagu? Millist leeki sul võtta on? Siin on alati see küsimus. Mul on rumbat ja vanakooli suitsumees. Enam ei tõmba, jah. Aga okei. Oot. Sa alustad eks ju sissejuhatusega, siis ma proovin oma teemasse kulgeda. Jutuvaba on meil selles mõttes vaba, et ega me saame rääkida, mis sulle endale tundub, et on see teema, mis sul hinge peal on. Et ega meil siin ei ole niimoodi, et kõik on kramplikult teemas. Okay. Et sinu kaamera on see, suur kaamera on see, mis sind üksinda võtab ja see väiksem on see, mis meid kaheksi filmib. Et siis nüüd oled üksinda kaadris niimoodi pidulikult. Aga tere tulemast siis meie järgmisse podcasti. Oleme siin Katusemeistrite podcastis ja oleme jõudnud tegelikult 4. episoodi juurde ja meiega on siin täna Teet Enok, kes on meil Katusesõidu juhatuses tegev Ida-Virumaa poole peal just ja seal taga ettevõte tegutseb, Katevarahu on sul, eks ole? Just. Ja tegelikult suurem mõte, mis meil siin oli täna, oli rääkida sellest, kuhu sa oled jõudnud viimastel aastatel hoopis. Et sa ju nii-öelda tegelikult tegelesid põhiliselt katuste ehitusega ja spetsiifiliselt lamekatused on sul põhiliselt olnud. Kuidas sul on sellega? No tegelikult on see olukord säänane, et ma katuse valdkonnas juba kulgen 28. aastat, 98. aastast alates, et 28 hooaega. Ja olen nagu olnud siis leival erinevatel ettevõtetes, nimetamata nimesid, aga selles mõttes on need brändid endiselt olemas ja tublid tegijad. Ja juhtus nii, et ma olen Ida-Virust pärit, tudeerisin vahepeal Tallinna vahet ja nii nimetatud deporteeriti mind idasse tagasi siis oma tolleaegset põhitööd lamekatuse ehitust tegema. Ja nii on juhtunud jah, et ma olen nagu teinud vabatahtliku valiku, et ma olen jäänud nagu oma liistude juurde selles mõttes, et ma nagu julgen öelda ja vastu rinda toksida, et ma tahaks nagu pigimees olla. Ma tahaks olla. Et ma olen nagu siis selle pigi teema on minu nagu selline südant soojendav teema ja kuna ma olen võtnud selle valiku, et ma olen Ida-Virumaal ja toimetan Ida-Virumaal, selles mõttes on mul lihtne loogika, et 45 minutit peab olema see tsoon, kui ma voodist hommikul üles särkan, et kaugemal ma oma asju ei teeks. Et mõte selles, et ma olen testinud ka Tallinna ja Tartu piirkonda vähem küll, jah, aga Tallinnat ja Harjumaalt isegi kaugemale olen läinud, siis elu on näidanud, et eesmärk on ju ellu jääda ja mitte raha peale maksta. Siis kipub jääma nagu keeruliseks, sest see lamekatuses kapriissus on see, mis nagu saab määravaks, et tihti peale on iga tilk, mis ülevalt tuleb, on ju katusemees süüdi, mis siis, et võib-olla 2 korrust on ülesse poole veel või mida iganes, siis sina pead olema see, kes reageerib. Ja sina oled see, kelle peale nagu nool kukub, kui mingi tilk kukub ülevalt. Siis ma olengi võtnud selle olukorra või sellise suhtumise, et ma olen siis oma kodutsoonis. Ise ma olen tegelikult Ida-Virumaal juba 3. põlvkond, minu lapsed on 4. põlvkond, abikaas on veel pikemalt, et nagu põline idakas. Ise väga fännan idat ja päris ka nagu elan kaasa, et meie piirkonnas hästi läheb. Oma lapsed mul on juba nii palju suured, et nemad on küll välja läinud, aga ma ise loodan, et ma ikkagi olen ja jään sinna idasse ja selles suunas nagu toimetan. Selle tõttu ka tegelikult on see ida andnud selle fooni kogu sellele tegevusele, millest me täna juttu tahame teha, on see, et me kõik teame, et ühel hetkel ju kogu Eesti kadestas Ida-Virumaad, et nüüd said mehed endale hirmusa nutsaka raha jagada laiali. Ja see jutt ju ringles sellega suunas nagu ammu. Millest sa täpsemalt räägid? Et ega ma ei mäletagi. Õiglase ülemineku fondi rahad, see 340 miljonit eurot, mis anti just kui põlevkivi fossiilidest välja tulemise nagu taastusrahadeks siis või selliseks kiirendiks, et kui põlevkivi tööstust välja suretada, siis kõrval siis anda nagu jõudu juurde nendele teistele valdkondadele, ettevõtlusalastele, et töö ära ei kaoks ja demograafia katastroofi kukuks piirkonnas. Siis tegelikult andis see signaali ammu liikus Ida-Virumaal, et see raha on tulemas. Ja see andis ka selle mõtte, et tegeleks millegi ägedaga. Et lamekatuse ehitamine on põletiga, tüübeldad, soojustad,
suhteliselt nagu rutiinne tegevus, natukene on kombineerimist, igal pool on selline oma ristsõna lahendus. Aga et minu valdkond jääb siis nagu SPS-i põhiseks ja sellest arendusest või sellest mõttekäigust nagu tegelikult jõudsime sinnamaale, et olles siis juhatuses, ma ei tea, täna ma olen äkki juba vist varsti 10 aastat juhatuses, aga meil läks tegelikult teemaks niimoodi, et me olime Võrus Vaikol külas ja juhatusega ja ma tegelikult küsisin teadlikult Katuse Fassaadimeeste Liidu juhatuselt mandaati tegeleda taaskasutuse ja korduvkasutuse või sellelaadse rohetegevusega, ütleme siis katuse valdkonnas. Aasta siis oli nii, et kehamassi indeks oli mul kindlasti väiksem ja arvan, et see oli 4-5 aastat, et 4+, et ma olen isegi kuskilt monitoorinud. Ma arvan ikka rohkem, see oli enne koroonat. Enne koroonat oli see küll. No, aga koroona on juba 6 aastat meil tagasi algas. No koroonaga mul see nägu ümaramaks läks, aga et see oli äkki 6 aastat tagasi ja see tähendab seda, et sel ajal juba see fondi juttu tegelikult käis ringi. Ja kust siis see asi edasi kulges oli see, et meil sattus meil kätte üks projekt, mida me tegime bituumen katus. Ja selle bituumen katusel oli ülesandeks siis katus ära võtta. See oli sisemise äravooluga katus, kus oli siis meie nõukogudeaegade pärand on, ütleme, meie postsovetlik ühiskond on kinkinud meile tegelikult niinimetatud kinkinud. Meile katused, mis on siis kapitalistidega võrreldes nagu oluliselt paksema bituumen huumusega, nimetame seda siis selleks. Et kui meie, eriti veel Ida-Virumaa piirkond võib-olla, kus on siis põlevkivi ja bituumenid nagu teistmoodi konsistentsiga ja paremini kätte saadavad, siis meie, ma kujutan ette, et nõukogudeaegsetel esimestel või juhtkonnal oli siis see, et kui katus tilkus, siis esimene asi oli ämbrit kätte ja uus kiht peale. Ja see antud katuse suurus oli 2500 ruutu ja ta oli külmkatus puitkonstruktsiooni peal, täis laudis ja sinna oli siis sisemine äravool tingis selle, et tegelikult seda tihemini olid need ilmingud, kus nagu oli vett läbi sadanud ja kolhoosi esimees andis jälle siis ülesande, pane aga uus ämber ja minek. Ja antud katus oli nagu uskumatu 10 sentimeetrine selline kiht, 2500 ruutu. Lihtne matemaatika teeb tulemiks selles, et seda oli siis 250 kanti, 250 tonni, kõik see nagu tegelikult on suht, ma ümardan, vabandage, kui keegi seal kilogramme täpseid otsib, siis on ilmselt selgelt mingid vead sees, aga 250 tonni. Katusemehe jaoks on, eks ju teame, et iga kiht on 5 kilogrammi, 50 000 ruutmeetrit, kui me bituumenisse selle tõlgime, eks ju. Ja kui ma selle, ja arvestades, et mul oli all, oli siis puitkonstruktsioon ja bituumen, need 2 komponenti, puit on meil jäätmena nagu sisuliselt nullväärtusega, tegelikult on ta plussväärtusega täna juba, kus siis korjatakse magnet välja ja puit freesitakse siis selliseks sobivaks asjaks, teda tegelikult, ja ta teekond on ilmselt siis, vist ilmselt rohkem ahju, aga mina ei ole see vastaja sellele. Ja puidule said nagu sellise ütleme ettevõtjana, sa said nagu lihtsa kasutuse, siis bituumen läks ju otse teed jäätmekäitleja juurde, mis ta seal edasi sai temast, ma täna ei tea. Aga me võime kõik eeldada, et selle bituumeni teekond oli, see bituumen sisuliselt, me kõik aimame, kuhu see bituumen võis minna, aga tol hetkel oli siis minu konteiner sisuliselt olid pilgeni täis puhast bituumenit. Me veel lõikasime nad lahti selliste ruudustikeks, üsna vastik on seda lahti lõigata, seal on omad tööriistad, mida viljeda ja see on ainult kogemus annab selle, kuidas seda kätte saada sealt. Siis sisuliselt sa nägid, et selline asi liigub ja ilmselt 2 teekonda on temal, kas siis ladestusse või siis ahju. Mõlemad on halvad variandid. Kui me ladestusse paneme, siis me kingime selle oma järeltulijatele tulevikku, sest ega ta ju naljalt ei kõdune, ei mädane. Ta on ilmselgelt probleemne jääde. Loodame, et ta ei ole ohtlik jääde, sest ohtlik jääde tähendab seda, et siis bituumenit üldse käidelda ei tohiks, see on nagu seadusest tulenev. Aga sisuliselt on probleem selles, et sa näed seda kuhja bituumenit, see tekitab sellise valuliku efekti, et päriselt on nagu valus vaadata, kui sa konteinerite viisi viid bituumenit teadmata, kus ta läks, aga ilmselt ahju või mäkke. Et siis tegelikult peaks tal olema ju ratsionaalsem mingi kasutus.
hakkasin seda siis uurima ka, et mis siis nagu päriselt tas teha võiks, siis tegelikult oligi täna on meil ju AI abiks, tol hetkel oli seda vähem, siis tegelikult on mujal maailmas, korjatakse seda Põhjamaadest teda ülesse ja väga aktiivselt USAs, sest USAs on ju ka sindelkatus selline popp, mida nagu kaldkatuste puhul kasutatakse. Küll on lihtsalt see erinevus, et nagu ma ütlesin, et meie postsovetlik nagu ühiskond kinkis meile selle nagu, kinkis selle paksu kogu materjali, kus juures veel bituumenil kipub see häda olema meie kandis, et ta on nagu põlevkivi põhjal, mitte nafta põhjal, ta on erinevaid variante, siis kippus ka olema see, et katusele keeratis ämbritega seda natukene madalama kvaliteediga siis bituumenilaadset asja, mis tegelikult pragunes ja lagunes lihtsamini päikese ultravioleti käes, kui seda ilmselt teised sellelaadsed asjad. See on jällegi, nagu me teame, plastifikaatorid ja kõigi muude komponentide küsimus, et kuidas ta käitub selle päikese soojuse selle suhtes. Aga see selleks, et ja kapitalistil on eks ju see teema, et tal on need kihid ei ole mitte 10 senti, vaid on nagu, me räägime 1 sent parimal juhul, eks ju. Et nemad nagu on ratsionaalselt lähenenud sellesse asja, teinud kvaliteetsemaid materjale, sest meie ruberoid oli ju selgelt papi peal, nagu mingi surve oli, tõmbas puruks, nemad on kangast rakendanud, see on kõik pärast meile kaasa tulnud. Ja need USA ja Soome ja Põhjamaad nimetame siis, nemad on leidnud siis selle otsuse teinud või leidnud lahendused, panevad seda siis teekatendist, et see mingis variatsioonis lisandiks. Ja minu teada ka jällegi üks võimalik kütuse lisand on sealt, on võimalik, et nad teevad seda. See on ka nende natukene äriplaan, et palju nad välja peegeldavad seda infot, see on täitsa sõltub sellest allikast. Ja need 2 valdkonda, kuid tulles Eestisse, kus me oleme siis tublid eestlased, kes kõigile eurodirektiividele vastata tahavad ja üle normeerivad asju, siis Eesti teede ehitus välistab selliste katuse bituumenite kasutamist nagu teede ehituses oma kvaliteedinõuete tõttu. Jah, Marko ja mina kui teed võin oma suvilasse seda asfaltit panna või mis iganes teekatet, must katet, mis iganes katted need seal on. Aga kõik need, mis nagu normidele ja hangetele vastavad tingimused olema peavad siis sertifitseeritud, dokumenteeritud, ma ei tea, mis kõik valideeritud variandid, siis sisuliselt sa ei saa seda pigem sa ei tahagi seda kasutada, et ennetada probleeme. Et meil see rohetegevus või rohemõtlemine ei ole nii palju nagu trendiks muutunud, et sellesse nagu, selles suhtes väga tublisti ministeeriumid ja kõik liiguvad selles suunas, aga me oleme ikkagi nagu väga kaugel sellest ja noorpõlvkond, kes eriti seda jälgib ja tahab sellega tegeleda, siis meie põlvkond oleme natuke maha jäänud sellega ja ma olen isegi mõelnud, millest see tuleb võib-olla sellest, et mugav on ju kasutada juba sisse trambitud radasid. Ja ka ettevõtluse mõistes toota uuest on palju lihtsam, kui hakata sinna sisse miksima taaskasutust. Ütleme, et laias laastus on see bituumeni teekond, taaskasutus bituumeni teekond ikkagi nagu mitte mingisugune. Et see tuletus, et tema teekond on kas siis ahju või mäkke, on ilmselt väga realistlik. Et ma ei tea kedagi, kes seda ümber lükata väga tahaks, kui ma selle teemal räägin. Ja ma korraks katkestan sind sul. Ma ei peagi midagi küsima, Teet räägib nii pikalt ja hästi siin juba ise, aga mul tegelikult tekkis see küsimus, et võib-olla ka teil vaatajad, kuulajad, et me läksime nii-öelda sujuvalt sinu selle varasema igapäevategevuse pealt tegelikult hoopiski mingisuguse taaskasutuse peale, et võib-olla tekkiski küsimus, et see on ju see asi, mis siin nüüd on viimased aastad huvitanud, viimased 5 aastat, et sellest, kus sa räägid, et kas läheb sinna prügimäele või põletatakse lihtsalt materjal ära ilma seda kasutamata, et see ongi olnud sulle ju see nüüd hingelähedane, kuhu sa oled kaasanud, ütleme siin nii meid liiduna kui siin riigiasutusi, ministeeriume, loonud oma meeskonna. Räägi natukene sellest, et sa nüüd rääkis natuke ajalugu, aga ütleme, kuidas see sinu teekond sinna, ütleme, alguse sai? Eks ma ju jätkan suht sama jada edasi joru. Aga see selles mõttes, et sa nagu vajutasid nagu valusa koha peale,
et tegelikult ongi see, et ma küsisin nagu liidult mandaati ja meil on nagu äge katuseliit, meil on nagu katuseliit, mis pakubki minule katust, eks ju. Et selles mõttes olen ma nagu õiges valdkonnas, aga ma nagu tegelikult kogu seda tegevust, kuigi ma nagu altruistlikult oma ettevõtte alt seda kõike teen. Ja see päriselt on nagu väga valulik, sest ma tegelikult ju pean igapäevaselt ka raha teenima, et seda projekti vedada. See projekt on küll toetatav erinevatest fondidest ja erinevatest meetmetest selles mõttes, et nad on 2 erinevat meedet olema täna kasutanud, aga laias laastus olen ma oma ettevõtte, oma vahendite pealt seda kõike teinud. Ja sealt tekivad ka mingid piirid ette, sest midagi teha ei ole, kõik see väärindamine ja selline tegevus ei saa olla nagu, ma ei oska öelda, kelguga ja sellise kingsepa haamriga, vaid siin on teadustegevusega tuleb tegeleda, siin on kaasata vaja teadlasi, siin on vaja kaasata masinaehitajaid, siin on vähe sellest, see teekond jäätmest tooteni on niivõrd kuramusega keeruline ja raske, siis siin ei piisa sellest, et sul on ka teadlased, sul peab olema kaasatud kõik ülikoolid, ministeeriumid, katusliit loomulikult, ehk siis selles mõttes katuseliit, et ma ei räägi katuse ja fassaadimeeste liit, vaid kui liit kui selline, sest samasuguse tegevusega võiks tegeleda maalrid, miks mitte sellega võivad tegeleda kokad, et tegelikult on see nagu eksistentsiaalselt vajalik, ka meie noored nõuavad seda ja meie, kes me täna oleme omama pädevust ja kogemust ja nägemust, meie peaksime andma selle nüüd edasi järgmisele põlvele ja kaasa jooksma selle rongiga. Sest tegelikult me ei tohi jääda sellest teemal nagu jääda rongi taha lohisema, me peaksime rongi ees jooksma. Ma olen üritanud nüüd seda oma vahenditega teha, tohutu abi, elus poleks seda tegema hakanud, kui mul poleks juhtunud seda õiglase ülemineku nagu seemet ees olemas. Et selle konksu ma neelasin alla ja selle tamiili otsas ma nüüd ripun, aga mind ennast väga paelubs, et mul veel silm sädeleb, selles mõttes altruistli mõistes ma olen veel ellu jäänud, ära surnud ei ole, aga arvestades ka seda, kui meil on nagu meeskond väga kihvt, kellega me seda asja ajame, sest ma võib-olla tulen selles mõttes ikkagi ajalukku tagasi, et kõigepealt me hakkasime pihta sellest bituumeni teemast. Me kirjutasime projektid, kus meil on just seesama bituumeni kihid, need olid nagu meil siis inspiratsiooniallikaks ja kirjutasime siis bituumeni, modifitseeritud bituumeni konstruktsioon elementide valmistamise uuringu ja sellega seoses koostöös Tartu Ülikooliga me menetlesime läbi kõik võimalikud bituumeni temaatikat. Oli erinevaid asju, mida me üritasime nagu matchida nende bituumenitega, kuidas teda kasu tuleks, sest point oli selles, et sa võid ju seda bituumenit korjata, aga mis sest tolku on, kuhu seda paned, eks ju. See peab olema, meie mõte oli leida lahendused ja anda tõuge leidmaks, väärindamaks seda materjali. Et kokku korjatame katuselt võime, aga keegi võiks seda tarvitada, et ei tekiks seda, et nagu meil on olmeprügiga olnud, et spekulatsioonid muidugi turul, võib-olla see pole nii hull, et on väga tublid inimesed on tegelenud prügi sorteerimisega ja tekitanud kuhjad nüüd siia plasti, siia, ma ei tea, õunad, siia see, ja lõpuks tuleb välja, et need kuhjad on kõigidele närvidele käima, kas keegi ei oska midagi ette võtta ja olnud jälle kokku lükatud, kas siis ahja või mäkke lükatud. Et ei tekiks seda fenomeni. Ja me hakkasime otsima siis erinevaid allikaid, kuidas ja kanaleid ja lahendusi, kuidas läbi teadusliku tegevuse sellele bituumenile leida kasutusala, et siis leida tootmiseks või motiveerida tootjaid teda toormena kasutama. Selle tulemusena tegelikult meil oli projekt, ta oli mingi aasta pluss, minust oli 15 kuud, ma nüüd lihtsalt räägin mälu järgi mõnda asja. Meeskond oli, jällegi võin eksida, aga 5+ meest, ma ise juhtisingi projekti, aga meil on nii palju projekte nagu peale tulnud, et ma natuke räägin mälu järgi ja minevikust, eks ju. Ja see oli kuskil 3 aastat tagasi, kus me seda nagu tegelikult käivitasime. See asi läks selles mõttes kihvtilt lendama, et me ise nagu ei uskunud ka sellele, et seda nagu väga tõsiselt teised võtavad. Aga selle tõestuseks on meil üks Šveitsi teadusajakiri, mis on siis MDPI,
kes tegelikult, me näitasime üles seda oma teemat ja nad olid huvitatud meie teadusartikli ära trükkimisest. Meil on 15 lehekülge, kusjuures see on selles mõttes pullžurnaal, et reeglina on ta nagu digitaalne žurnaal. Siis ma tellisin teadlikult, et Eestis seda levitada. Kui kellegiga kokku saan, siis ma võin anda, tellisin need elemendid või need prinditud lahenduse. See on teenusena võimalik soetada. Ja selles 15 lehes on siis meil kirjas kõik allikad bituumeniga, mida me ette võtsime, mis me näeme, mis tast saada võib. Ja see oli siis koostöös Tartu Ülikooli professori, tähendab teadusseltskonnaga. Ja meil oli koheselt teada, et kui see natukenegi see asi lendab, no oligi variant, kas me nüüd küpseme ära selle mõttega, et bituumenist ei saagi võib-olla midagi, sest kapitalistid ei ole ju sellest midagi muud kui ahju ja asfaldisse variant leidnud, siis teadsime, et me tegelikult tahaksime ikkagi minna kogu piruka kallale. Katsume teada, millest ma räägin pirukas, et kõik muud inimesed arvavad, et mis kokandus nüüd hakkas pihta, siis tegelikult on jutt sellest soojustuse tsoonist, mis on siis vanadest kihtidest ülesse poole, kaasaegsed soojustamismeetodid. Seda enam, et arvestada täna, kus meil on päikesepaneelide temaatika üleval, mis vajab kindla tihedusega nagu platvorme ja meie 20 aastat paigaldatud katused ei vasta nendele normidele, mida tahetakse näha, siis küllalt palju on tendentsi, kus me peame hakkama katuseid üles võtma selleks, et sinna uut ja tihedamat platsi tekitada. Mis nendest jäätmetest saab, see on nagu teisejärguline. Ja see ongi see pool, mis oli meie nagu projekti jätkuprojekt siis. See jätkuprojekt on täna töös ja meil on, jällegi ma ütlen suurusjärk, meil on 10 pluss meest, kelle hulgas rahvusvaheline meeskond. Meil on 4 erinevas keeles käib töökeskkond, töö tegelikult. See töökeelteks on meil siis, peamiselt on eesti keel. Meil on iganädalased koosolekud, nad toimuvad eesti keeles, aga meil on üks meesterahvas, kes on Brasiilia Tiago. Ta on hariduse saanud seal hulgas ka Saksamaal. Suhtluskeel on inglise keel omavaheline. Osa meeskonda on venekeelne, on vene keeles ja kuna Tiago oma emakeel on siis portugali keel ja me vahetame kogemusi läbi Tiago kontaktidega Brasiilia ülikoolide ja Brasiilia ettevõtjatega, siis tegelikult on meil lausa 4 töökeelt. Üks asi on see rahvusvahelisus, teine asi on see meeskond ise, meil on nagu väga kihvtid ja tõesti mehed, kellel silm särab, nad on 50 pluss mehed reeglina. Siis kuidas me nagu ma olen andnud sisendi, mida ma tahan, sest mu eesmärk on olnud väärindada neid katusematerjale ja mõte on olnud katuselt pärinev materjal liigutada tagasi katusele. Ja tänu sellele on mul need niinimetatud tšakrad nagu lahti läinud ja leidnud neid tsoone lausa sinnamaani, et ma tegelikult täna julgen öelda, et on isegi lausa üks kaldkatuste lahendus, mida me oleme valmis isegi full taaskasutusmaterjale tegema, küll kõik sõltub testimisest, kõik sõltub, nii nagu ma ütlen, sellest ühiskondlikust tahtest, mis puudutab siis ministeeriumeid, sertifitseerimisi, erialaliite, kes tegelikult annavad õigusi seda taaskasutatavaid materjale, ma ei saa öelda taas, ka korduvkasutatavaid, sest osa materjali isegi läheb korduskasutusse. Mida ma olen ise oma idee kontseptsioonis, aga see kõik vajabki tegelikult ühtlas mitte ainult nagu kogemusi, vaid ka teadmisi ja üldist tahet matchida see lugu selliseks, et päriselt ka need olemasolevad katused liiguks katusele, sest mõte on ju selles, et mis meil oleme juba maalt ära võtnud, nafta näol nimetame siis on ebamõistlik on seda ahju panna, kui me saaksime seda ju tegelikult uuesti rakendada, taas rakendada ja materjalid taas kasutades kaotavad mingisuguseid funktsionaalseid omadusi ja ta kogu aeg läheb nagu lahjemaks, nii kui me teame, paberi puhul ta kestab mingi kuni 10 tsüklit vist, et kuni teda on võimalik üldse taas kasutada, siis on tal ikkagi ainuke võimalus on ahi. Et ahi on ju tegelikult viimane taaskasutusmeetod, kõige ultra nagu nõvedam lahendus on üldse mäkke liigutada.
siis tegelikult selles suunas me liigume, sellega me tegeleme ja see on ka see, mis meid täna nagu silma säramas hoiab ja tegelikult on kihvt sellega tegeleda, kui ma sulle ausalt ütlen, et no ma tunnen sinust seda õhinat, see on nagu selline õhin, et seda on lihtsalt kõrvalt vaatan ja kuulan seda hästi tore nagu näha. Aga sa rääkisid hästi palju sellist meeskonna teemadel ja asjadel, et sa ise ei ole ju ei teadlane ega selles mõttes olnud kunagi mingisugune nii-öelda taaskasutaja, aga ometi sattusid sellisele valdkonda sellesse, et sa ju lõid selle meeskonna nullist, kes tegelikult tänasel päeval on välja töötanud ka reaalsed tooted, mida teha sellest asjast, mis on olnud varem lihtsalt prügimäele veetav. Ma võib-olla jah, see minu nagu minu isiku vitamiin on seisnenud selles kogemuses. Et see, et meie antud projekti on kogunenud selline nagu spekter nagu rahvast ja teadlasi ja tegijaid on täiesti nagu kogemata. Asjad hakkavad vist ise juhtuma, kui sa nagu käivitad. Et seal on nii palju juhust ja see on nagu haruldane, et ma kahtlen, et Eestis enam väga palju võimsamat kombot kannatab panna kokku. Et need täpselt nii ongi, et meil on nagu täna meil on projektis Eesti Maaülikool, kes tegeleb tegelikult meil mehaaniliste testidega. Tartu Ülikool, kes tegeleb meil keemiliste testidega ja miks on meil nagu Tartu rohkem fookuses selle tõttu, et see teadjad mehed või see teaduspool istub meil rohkem Tartus. Sealt tulevad kontaktid, sealt tulevad laborid. Selle tõttu on, ütleme, kui me oleme teinud komposiite, meil on täna patenteerimisel, ma näitan võib-olla selliseid, kuna me alustame bituumenist, siis ja see on ka tegelikult kogemuse põhjal tulnud olukord, kus me tegelikult tajusime, et mina oma kogemused, et mis on need kohad, kus meil on puudus mingite elementide üle. Esimene asi, mis mul pähe lõi, oli käigutees. Käigutees on ju meil niimoodi, et me täna sisuliselt paneme lisakihi SPS-i ja tahetakse sinna veel patjasid panna. Selle käigutee padjana, ma nimetan padjaks teda, sest ta nagu minu jaoks on ta tinglikult padi. Selle padjana kasutatakse siis meil kas siis veekindlat vineeri. Olen näinud ka, et plekki pannakse sinna. Plekk on terav, eks ju, iseenesest hakkab nagu lõikama, ei ole üldse hea materjal. Vineer kipub jääma kinnisesse keskkonda, kipub niiskuma ja kipub hakkama siis lagunema. Vineer samamoodi läheb pudedaks seal pikalt olles. Mis on vineeri probleem veel? Vineeri, kui sa nagu tekitad selle, hakkad teda kinni põletama, siis jäävad nagu nõrgad, ta kipub õhku jääma. Et tekivad sellised õhumullid, mis tegelikult ajas aina forsseeruvad, alarõhu ja kõigega hakkab seda nahka võib-olla kiskuma seal. Et ei ole üldse nagu loomulik materjal seal sees. Plekk ei sobi, nagu me ütlesime, tema võib hakata lõikuma. Tsementplaat. Tsementplaadiga on siis see lugu, et samamoodi kipub, ütleme, ta võib olla nagu rabedakene ja jällegi õhk jääb vahele, et ta ei ole nagu mõistlik asi. Ja lihtsalt, mis siis jäänud on, et hakkad siis panema kihte SPS-i, et siis natukenegi kergitada seda, et tekitada seda käigutee käimist, et sa ei tohi ka panna teda ühe pika soolikana, sest siis tekivad lombid sinna taha. Ja selle tõttu me nagu töötasime välja või mõtlesime välja sellise bituumenist nagu plaadilahenduse. Ma olen tegelikult sellega üldkoosolekutele igal pool juba käinud. Kui suure me neid plaate tegime niimoodi, et me tegime neid mitmetest erinevatest retseptidest. Me oleme siia lisanud tegelikult ka lisaks bituumeni jääkidele on kaasaegne bituumen. See nõukogudeaegne pärand siis on siin sees. Me oleme erinevatest retseptidega seda kombineerinud, et kuidas ta käitub siis nagu päris tingimustes, sest tegelikult me oleme nad paika pannud iseenda hoonele, kus on siis kontrollime nende käitumist ajas. Ja siia sisse me oleme ka freesinud plastikut. Vaata, katuselt tekib tegelikult 4 sorti jäätmeid pirukastes. Sisuliselt on bituumen, EPS, villad ja plastik. Plastik on siis tüüblid, alarõhutuulutid, ka enne meie aega, ütleme ikkagi meie ajal, eks ju, kaevud olid plastikust. Need on need rabedad elemendid, mis kipuvad nagu ajas muutuma nagu selliseks, mis on
katsu lammutamisega tulevad kaasa, need on küll vähe, aga mis on selle plastiku viga on see, et teda nagu pürolüüsi anda sa ei saa, nad on saastunud, ta on bituumeniga koos ja seda päris plastikut, keegi viitsi sellega tegeleda. Reeglina ma arvan, et see jälle vajutatakse plötsiks ja viisatakse, kas läheb, ütleme jäätmejaamas ilmselt kas ahju või siis mäkke või siis kuud iganes. Ja minu mõte on siis see, et juhul, kui me seda katust ülesvõtmisel menetleme, siis sisuliselt ta freesituna sobib ka siia, sest siin ta ei ole võõrkeha ja niikuinii ta on bituumeniga saastunud läbi selle bituumeni töö ja põletamise, eks ju. Ja sellised käigutee variandid ja need käiguteed siis oli meil mõte selles mõttes, et kahe naha vahele panna. Et üks on siis aluskatte ilma puisteta, mis meil läheb paika ja nüüd sisuliselt oleks mõistlik panna ka puiste paika ja puiste peale siis panna käigutee tsoonidesse mingi sammuga need plaadid. Täpselt samasugust meetodit saab kasutada päikesepaneelide suuskade all. Ma nimetan suuskadeks need liinid siis, mille peal nad, kui siis edasi tuleb ballast ja nii edasi, eks ju. Suuskade all, et siis vesi pääseks liikuma ja jalad oleks katsutasandist kõrgemal, sest täna kasutatakse seal ju, eks ju, selliseid igasuguseid tihenduslahendusi, ka SPC ribasid. Aga täna me räägiks ikkagi plaadist, mille saaks paika põletada, sest iseenesest oleme me teadlikult teinud ta niisuguse püramiidilaadsena, et võimalikult vähe oleks võimalust, et ka õhku siia vahele jääb. Ja ta on nagu selles mõttes sünnis materjal kahe bituumeni vahele, sest ta on peamine komponent on ju bituumen siin. Ja tegelikult on see retseptis ka mõnevõrra epsi sees, aga ja siis oligi mõte, et need sealt edasi jooksis see mõte sellisena, et seda bituumenit kasutada, me oleme praegu jõudnud siis sellesse bituumeni kategooriasse, kasutada ka ülespööretena. See ei ole meie toode. Kuna eelmine oli meie toode, siis see on üks konkreetne tootja tehas, kes toodab kolmnurk-elementi. Iseenesest on ju väga mõistlik asi, aga kuulajatele ütlen, kes ei näe, siis et see on siis kolmnurkliist, mis käib katuse nurgas. Just, et tal on hinna kategooria on selline, mis täna meie turul kasutatakse selle asemel, ma arvan, et 100 kilomeetrit pannakse kolmnurkreigast puidu näol, eks ju paika. Siis selle tõttu, et hind määrab olukorda, siis välistatakse seda. Ja ma näen, et sellest samast bituumeni padjalaadsest asjast oleks võimalik konkureerivat materjali teha antud asjale ja oluliselt väiksema hinnastuse või hind oleks parem, kuigi ta oleks puidust ilmselt kallim. Aga mis on selle point? On see, et meie projekti nagu eesmärk on olnudki puitu konstruktsioonist välja viia. Ehk siis tegelikult bituumen on jällegi nagu sünnismaterjal kahe bituumeni kihi vahele. See võiks olla nagu see nagu ka projekteerijatele ja kõigile teistele nagu eesmärgiks. Pannakse ka plastikud minu teada sinna plastikelement kolmnurga nagu täitmiseks, eks ju, ka villa lõigatakse selleks. Eestis valdavalt ikkagi puit, kuna puit on hetkel veel piisavalt odav. Ehk siis me räägime 100 kilomeetritest ja puidu väärindamiseks on absoluutselt teisi meetodeid, mitte katus ja kinnisesse konstruktsiooni, seda enam, et olen suheldes Tallinna TalTechi teadjameeste ja ehitussektori meestega, siis nemad on sama meelt, et tänane tendents on ikkagi puitkonstruktsioonist, kinnisest konstruktsioonist välja viia, et see ongi elementaarne, puit peab saama hingamist. Vastasel juhul tal hakkab elu pihta, hakkavad teda flora ja fauna tahtma ja siis ta ei kesta seal konstruktsioonis. Üks võimalik valdkond ja sealt edasi, nagu ma ütlen, mul oli täitsa pull vaadata, kui me tegime oma masinaparki ja kui me seda bituumeni masinat, millest me nagu siis välja ajasime seda käigutee elemente, meil on selle jaoks spetsiaalsed vormid. Selle masina ka ehitasime ise just nimelt nagu selle projekti raames, selle jaoks, et tajuda, kuidas masinad käituvad, et optimeerida seda tegevust. Ja kindel siht on see, et kuna me täna tegeleme rakendusuuringuga, siis kindel siht on see, et lõpuks jõuda sinna, et hakata tootma ja päriselt ka tootma. Mina ei ole tootja. Ütlen kohe teile ära, et mul ei ole seda ambitsiooni kõiki maailma asju teha, et siin ma ootangi pigem mingit teatud kogemust tootjate poole pealt, miks mitte ehitusmaterjalide tootjate poole pealt, meil on liidus neid küll ja nende tootmiskogemust sisse tuua, aga selle jaoks ma pean andma need võtted sinna, aga see selleks. Et iga abi on abi, nii et ma tegelikult ootan anyway meie liidu liikmetelt sellist sisendeid ja abi, et kuule mees, mina arvan, et ma võiksin veel siit sulle oma vitamiini anda ja oma mõtte anda, et tegelikult ma täna ikkagi pigem räägin mitte oma ettevõtte, vaid liidu nimel kogu selle projekti raames.
et sest selle asja võiks peegeldada, kui me suudame seda käivitada, siis peegeldada rahvusvahelisele tasandile läbi meie IFT, kus me ise ka osalised oleme, sõna otseses mõttes sellise teeme ära aktsioonina läbi katuseliidu või läbi katuste, eks ju. Sest usun mina, et kogu analoogne postsovetlik pärand on Tšehhis, Poolas, kus iganes. Ilmselge, nagu täna ma juba tean, et Brasiilia, igal pool on kultuurist ja ajaloost sõltuvalt ehitusmaterjalide ja ehituskontseptsioon erinev. Aga materjalide põhimõtted on sarnased. Et ega see bituumen ei ole sealt kuskile kadunud, soojustused on sarnaste konsistentsidega nagu meil. Küsimus on, kuidas see taaskasutus on, see on anyway probleem neil kõigil. Me anname sisendi, kuidas meie oma jäätmetega käitumine, aga enne me peame muidugi selle käitlemise nagu sinnamaani saama, et seda nagu, millega kelkima hakata või mida siis nagu kogemusena välja anda. Aga bituumenite poole pealt jõudsingi sinna, et see tšakrad läksid mul lahti tegelikult sellest, et teadupärast ju Soomes, eks ju, aluskatted pannakse vedela pigiga, et mitte ainult põletiga, villa peale ja nii edasi, eks. Üks asi on primer, teine asi on ka see pigi kinnituslahendus, eks. Siis ma olen teadlikult sisse võtnud omale projekte, kus on läinud katused sõna ots mõttes full äravedamisega, et sa võtad paneelini paljaks ja sealt hakkad uuesti üles ehitama. Nõukogudeaegne pärand on andnud vähe sellest need materjalid meile on andnud ka selle, et see paneelide pind, mis meil sealt alt välja tuleb, on sõna otsa mõttes kuumastik. See on siis betoonpaneeli pind. Jaa, et ütleme, sisuliselt tähendab see seda, et meil on reeglina katusel siis nõukogude pärandis on betoonikihid, 3–7 senti, see sõltub, kuidas tollaegne kolhoosi esimees siis raatsis kallata. Sealt sees on kõik võimalik, pahn, liiv, teppplaat, sementplaat, poorbetoon, plokid, kõik, mis ehitused järgi jäi, pandi sinna. See siis töötas nagu soojustusena. Sealt edasi on paneeli peal ei ole isegi aurutõkkena mingisugust ruberoide, üliharva, kui midagi sellist on kasutatud, aga minu kogemus ütleb, et kui ta ka on, siis ta on muutunud nagu paberiks seal või seda ei olegi seal sisuliselt. Ja loomulikult, kuna see tegelikult töötas ju sisuliselt see pealmine betoonikiht, all on lihtsalt selline pudru. Siis isegi need troppimisaasad paneelidel on jäänud, isegi paneelid ise on monolitiseeritud küll, aga pinnapealselt, et kui meie täna näeme oma ehituskultuuris seda, et on suhteliselt nagu lauge ja ilus põhipind on, kuhu me aurutõket peale paneme, siis nõukogude aeg on meile kinkinud, kui me selle ära võtame, täieliku kuumastiku. Ja sealt tuligi see mõte, et tegelikult hakkame meie ju, kui me ka hakkame tagasi ehitama seda nõukogude paneeli, uuesti katust peale ehitama sinna, sest ütleme, Ida-Virumaa, kus demograafia ütleb, et meil kogu aeg jääb rahvast vähemaks ja majad lähevad, krõbistatakse läbi, siis Tallinn, Pärnu, Tartu, kus on nagu sellised mekad, eks ju, siis seal, Eesti mõistes mekad, mitte maailma, siis seal on ka need vanafondi majad on väärtused, ega neid naljalt maha ei tõmmata ja uut ei ehitata, et tuleb leppida sellega, et neid maju tuunitakse edasi. Siis seal on selline lugu, et me peame hakkama ehitama samas printsiibis tagasi. Vana nõukogudeaegne paneel, sealt peaks tulema aurutõkke, kaldkihid, soojustused ja lõpeb siis hüdroisolatsiooniga, mis iganes ta seal peal ei ole, siis EPDM, SPS ja nii edasi, eks. Siis see kuumaastiku stabiilseks saamine eeldab valu või eeldab mingisugust sellist stabiliseerimist, laugeks tegemist. Suhteliselt lootusetu lugu, kui sa hakkad uut valu panema, teame kõik betoon kuivab 30 päeva, kuivanemine on mingi asi, keegi seda eelarvetes ei arvesta. Ja minu mõte oligi see, et stabiliseerida hoopiski nüüd, kui me suudame sellise asja valada, siis miks mitte objektil need jäätmed kohe tekitada aurutõkke kihiks, kus me saaksime stabiilse kihi sedasama, ehk siis küsimus on, kui paks peab olema see, et ta töötaks aurutõkkena. Isegi kui ta oleks ainult aurutõkke stabiliseerimiskate, stabiliseerimiskiht, siis sellest piisaks, et sinna peale põletada SPS-i, mis oleks nagu normidel. Ja sealt edasi ehitama hakata juba kihte. See oleks päris suur võit tegelikult. Võit. Teiseks on võit selles, et me ei pea bituumenit jällegi liigutama prügimäkke või kuhu iganes. Ja kõiki neid mudeleid nagu üritada sellises kontekstis nagu üles ehitama hakata taaskasutuse võtmes, see ongi see, kuidas me võidame jäätmete eesmärki suunata nagu jäätmeid taaskasutusse.
korduvkasutusse seda panna pole võimalik, sest bituumen, no sa sisuliselt ei ole võimalik katust lahti lõigata teises kohast paika panna. Noh, aknaga võid seda teha, uksega võid seda teha. No ütleme, soojustusega sa võid teha mingis võtmes, aga mitte sertifitseeritud jällegi, sa võid oma suvilasse seda panna. Aga sellises tõsiselt võetaval objektil seda teha ei saa. Seda materjali kontseptsiooni saaks niimoodi kasutada küll. Ja sellega me teeme täna tööd tegelikult, et seda lõpuks bituumenit oleks võimalik kasutada aurutõkkena, padjana, kolmnurkelemendina ja siis sealt edasi ma ei tea, sest katusel ma enam ei tea kohti, kuhu teda panna. Me oleme teinud küll arendusi ka katusesektorist välja, aga seda ainult seemneks, et teistele, elektrijuhtimised asjad, ma olen sulle vist videosid saanud ja meil tegelikult podcasti lõpus tulevad ka need tutvustavad lõigud, kus meil on tegelikult ingliskeelsed videod, kus minu kolleeg Tiago siis räägib sellest valdkonnast välja võimalikest variantidest. Aga selle jaoks meil lihtsalt ei ole täna vahendeid ja ka aega, sest projekt on täna meil 2-aastane, tänaseks on aasta ja mõned päevad peale läbi, 11 kuud on meil jäänud teha ja eesmärgid on meil väga selged, mida me veel tahame teha. See oli nüüd bituumen. Kui me läheme kategooriates edasi, on siis vill. Sest ütleme, kui ülevalt liigume alla. Meil on bituumen on siis käsitletud, bituumen tegelikult 2 kiis on käsitletud, ülevalt ja alt. Ülemise kii me saame katuselt kätte, alumist me kätte ei saa. Alumist me näeme, et saab niimoodi kätte, et siis kui hoone näiteks läheb lammutusse või midagi, siis näiteks kui on hooned täiesti maha lammutatavad, siis tegelikult lammutusettevõtted tekitavad niisugused bituumeni kuhjasid, kus tegelikult oleks seda bituumenit võimalik siis taaskasutusse välja noppida. Või siis tõesti siis, kui sa hakkad lõhkuma alla välja, siis sa saad need tegelikult bituumenikiid kätte. Villa teema. Villaga on see lugu, et ega villa ma tean, et Eestis on mehed üritanud taaskasutuse võtmest neid puistevillaks tekitada. Loomulikult kõige lihtsam mõte, me ise arvasime, et see oleks tore. Igasugused probleemid. Kipub tahtma sinna igasugune flora-fauna sisse minna. Selles mõttes, et kui ta niiskust saanud on, seened, värgid, särgid, tegeleme praegu sellega, et on olemas materjalid, mida sinna sisse segada. Jällegi on tulnud meile kasuks Brasiilia kogemus selles mõttes, et Brasiilia on teadupärast väga kõrge niiskusega ja soe riik. Seened ju arenevadki pigem sellises soojas ja niiskes tsoonis. Vett on vaja, sooja on vaja ja toitu on vaja. Ehk siis tegelikult on olemas keemilised komponendid, mis võtavad selle seene asja ära või siis tuleb nad kuivatiga nagu kuivaks teha see vill. Vill tahab freesimist saada muidugi. Katuse vill on ju, eks ju, teadupärast niisugune tihedam, ega ta hea soojustusmaterjal ei ole. Ta kipub olema, lambdad näitavad sellist kihti ikkagi kuni 2 korda paksemat, aga see sõltub sellest, kui palju sa teda nagu läbi ammustad või läbi freesid. Freesimisel on lihtsalt see häda, et mida rohkem seda läbi freesid, seda väiksemaks jääb see villa kiud ja selles mõttes ta jälle nagu mingis muus võtmes ta ei ole kasutatav. Hakkasime otsima nagu järgmised võimalikke variante, mis me sellest teha saaksime. Minu ülesanne meestele oli see, et kuna täna me kasutame ju lamekatustel kaldtsoonide tekitamiseks EPS-i, mis on tegelikult mõeldud soojustuseks. Või siis kerkbetooni asemel tegelikult, ega meil head kerkbetooni lahendust ei ole, keramsiitbetoonide, mis seal veel on, aga tegelikult pannakse sinna tavabetooni. Konstruktsiooni võiks kergemaks saada, ehk siis me hakkasime otsima lahendust, kuidas betooni ja villa omavahel matchida. Tean, et selle kohta öeldakse, mees unusta ära, see ei lenda. Nii põnev, kui see pole, meil on mehed leidnud lahenduse, mis võib juhtuda, et on kindlad kihid on nendel kiududel peal, mis ei lase nagu klikkida nagu betooniga. Siis meil on mehed sellega tegelenud ja väga suur tõenäosus, et me oleme leidnud lahenduse, kuidas võiks vill olla üks kerkbetooni komponentidest. Isegi kui see ei lenda, oleme me tegelenud ka erinevate komposiitide leidmiseks, just nimelt nende kaldtsoonide täiteks, eks ju. Sest selles mõttes, et EPS ei pea olema kalde tekitaja. EPS peab olema soojustus või vill ise, eks ju. Minu mõte oli siis see neutraalne tsoon ära täita siis teisejärguliste materjalidega. Ja me oleme nagu sisuliselt oleme välja töötanud, see on üks 2 komposiidist, see on algupärane komposiit, me oleme erinevad materjali üritanud matchida, kus juures siin on näha
kivivill ja klaasvill, need on küll litrikesed, mis me algselt tegime, me üritasime neid katsetuste tarbeks ja primitiivsed katsed me teeme oma enda laborites Jõhvis viima läbi. Väga hea meelega näitan, kui keegi tuleks ekskurseerima. Aja mõttes on parem oleks, kui ma nagu ekskursioonide pealt nagu ei leiba ei teeni. Aga korraldame ekskursiooni, ma ise oleks kohe käsi tulema tegelikult. Siis me peame kokku leppima aja, aga hea meelega teeme meeskonna siis komplekteerima. Aga see eeldab ka seda, et mul peavad mehed olema seal kohal, kes teid ka nagu näitavad. Ma hetkest katkestan sind ja natuke kirjeldan seda, mida mina näen, sest seda tükki minu meelest ma ei ole käes olnud. Võib-olla on või äkki sul ei maha. Selle tüki algne mõte on see, et me tegelikult vineeri asendajat oleme otsinud. Aga see on nüüd sul siis komposiidist, villakomposiidist, väga suur osa sellest on villajäägid, mis on läbi freesitud ja teised komposiid, ma praegu veel komposiidi materjalid ma ei avalda, küll mis on, et ta ei ole pressi saanud, ta on loomuliku kuivamise teel. Niimoodi on kuivanud. Ja me oleme teda natuke lihvinud, lõiganud, et ta mõõtu. Et iseenesest väga tugevad tule püsivuse näitajad. Ma ütlen kõigile, et see tundub käes, mitte küll nii raske, aga nagu hoiaks mingisugust kõnnide plaati käes. Tsementplaati äkki. Jaa, tsementplaadi moodi, aga mis ma näen, mis saab praegu ära lahendanud Eesti suure probleemi ventilatsioonišahtid. Ma ütlen sulle, et mis mädanevad ära, kuna nad tehtud puidust, kui need teha sellisest materjalist. Ehk siis jällegi kinnisesse konstruktsiooni, vineer välja, puit välja. See on ideaalne materjal. Juhul, kui ta töötab seal. Ma ei ole kindel, kuidas me peame tegema testid läbi. Me oleme tegelikult bituumeni suhtes, me oleme patentimise alustanud. Siin me tegeleme testidega, et patentimine sisse anda. See näeb välja igal juhul parem kui vineer. Siis ma loodan, et äkki ta on ka parem. Ma ise ka usun sellesse. See on nagu, seal saad lahendanud ära nagu, ma ei tea, miljonite ruutmetrite eest probleemi, mis on meil katuste peal. Ärme veel kelgi, eks ju. Ei mis ei kelgi, mis ma siin kelgin, kui mul on valida, kas ma panen vineeri või sellise, kui klient ütleb, et ta tahab katust, mis kestab 25 või 50 aastat, siis ma ei saa vineeri panna sinna. Ehk siis see on ka natukene made in Estonia, natukene rohe, kõik asjad. Küsimus on ka hinnas ja ma julgen sulle öelda, et hinnas ma arvan, et ta tuleb mõistlikusse turutsooni, sest mida ma näen kogu selle olukorra juures, selle antud materjal tuleb püsivalt. Tegelikult on tegemist sama materjaliga, mis mul sul siin käes oli. Lihtsalt see on vormi valatult, see on see vorm ja leeki antud. Me lihtsalt põletiga andsime leeki, tahtsime näha, kuidas toimub see pole üldse põlenud, nii palju kui mina näen, ta on ainult mustaks tõmbunud. Ehk siis ta võiks mitte karta leeki. Küsimus on, kodutestis ühesõnaga läks läbi. Ta ütleks nii, jah, aga kuna tuleteste tehakse Eestis ei tehta, siis ja me tahame muud testid enne ära teha, siis sisuliselt need on need primitiivsed nagu lõigud, mida me ise suudame teha ja millega me veendume, et kas see mõte lendab või mitte, et seda üldse anda nagu patentimisse või testimisse. Sisuliselt need samad asjad on need erinevates nagu hetkedest on samad asjad, lihtsalt me oleme neid ka nii nuusuta ja ammusta lahendused, eks ju, et erinevate testide jaoks. Aga siin tekkis meil üks tõrge. Selle materjali puhul kippus selline olukord tekkima, et kuna testidesse tuleb anda kuubikud 15 korda 15 sentimeetrit, siis tema kuivamine sellisel plaadi elemendina ta on nagu väga okei, siis ta kipub südamik vedelaks jääma. Ja nii kui me tegime survetesti, siis sülitas sealt nagu selle südamiku välja. Sul pole vaja nii paksu, toodet ei ole vaja nii paksu. Mehaalistest testideks on vaja. Et küsimus on testide tegemiseks, testi on meil selleks vaja, et patenteerida ja nii edasi. See on üks teatud ahel. Ja sealt meil tekkis tõrge ja me hakkasime edasi kombineerima erinevaid lahendusi ja jõudsime sellisesse faasi, kus on tegelikult üks komposiitidest, kus on tegelikult sees nii eps kui vill. See on palju kergem. Seal on omad pointid. Ma arvan, et ka lambda on tal parem, aga ehk siis me tegelikult, kuhu ma tahan jõuda, et meie lihtsate primitiivsete võtetega oleme leidnud võimalikke suundasid, kuidas asjaga nagu toimetada, siis ma usun, et anna nagu teadjameestele nagu vihjeid juurde ja võimalusi kombineerida, siis hakkab tulema. Ma ütleks, et siin on tulnud juba küll, kui sa kas või ühe nendest toodetest realiseerid nagu päris mingisugust selleks tahvliks. Oi, ära ole, sa oled väga naiivne. Kogu nende asjade nagu jõudmine tooteks on ikka nii nagu
et ma ei tea, ma vist ma loodan, et ma ikka elan ära sinna maani, aga ma ütlen, et ma loodan, et kui ühiskond ja poliitiline sfäär nagu tuleb alla, siis ja mis on nagu selle asja veel point, ma olen nagu löönud matemaatikasse, meil käis korra matemaatikas siin läbi need jutud, et kui suur võiks olla see maht, siis ma tegelikult vaatasin, et minu enda ettevõtte maht, ma toon ühe näite, paar aastat tagasi Püssis repovabrik tehti täiesti maatasa. Noh, seal ta läkski nagu freesimisse ja 50 000 ruutmeetrit lamekatust, sisuliselt pikali maha. Mida otsiti metalli muidugi, kõik, noh, seal oli nagu selgelt planeeritult see ja koordineeritult kõik, mis tehti, aga mõte on selles, et see katuse materjal ju samamoodi liikus kuhugi jäätmejaama, 50 000 ruutmeetrit, see on 5, ma ütlen nüüd, ütleme isegi kui 5 sentimeetrit sellest on see, seal oli niimoodi, et seal osa katuseid oli isegi EPS-iga soojustatud, et seal oli nii EPS-i, seal oli terve kombo värki, seda manti, millega mina täna tegelen. Lihtne matemaatika on selles, et ütleme, ma ise eeldan, et Eesti katuseliidu või isegi katusesfääris utiliseeritakse, me ei räägi sellest, me räägime vanadest asjadest, et ilmselt tulevad ka sisse, vaata, kui SPS-i lõigud, mis on mõttetud, eks ju, need ju tegelikult peaks ka võiks utiliseerida koordineeritult. Samamoodi EPS lõigud, mida sa lõigud välja, kui sa seal igasugused sammusid teed, samamoodi vill, siis tegelikult on, ma arvan, et kuskil 10 000 tonni on bituumeni jäätmeid, mida oleks võimalik klassifitseerida nagu selleks jäätmeks, millest kannataks seda manti teha. Ma arvan, et samas vääringus isegi rohkem tekivad EPS ja villa. Toon kohe näite, kui küsitakse, et kust sa selle villa võtad. Üks kihvt näide on sellest, et üks Ida-Virumaa suuremaid katuseid, kui te natuke monitoorite, siis te lähiminevikus, siis te saate kohe aru, mis objektist juttu tuleb. Seal oli selline olukord siis, et tohutu kogus villa. Noh, need olid mitte 10-20 rekat, vaid 100 rekat pluss tuli villa sinna objektile. Ja villa komplekteerija või villa tootja oli villa alustele pannud alla siis mitte alused puidust, vaid villatükid. Ja kui need villatükid korjati kokku, siis sisuliselt ma julgen öelda, et vähemalt üks rekkatäis tekkis need villatükke. Ma arvan, et nad on täna õnnelikult taaskasutusfunktsiooni leidnud mõnes Narva suvilas, sest see on lihtsam lahendus. Et tegelikult sellel villal ei ole kuhugile minna, et seda villa, kui tundub, et seda ei jää väga palju, siis kõik võimalikud fassaadid, seda villa on palju, mis tegelikult päeva lõpuks Eestis tekib. Ehitusjäätmete maht on Eestis läbi aegade olnud, ma lihtsalt ei tea küll, ma ütlen ultreeritud 3 miljonit tonni. See tähendab seda, et olmejäätmed on miljon, kõik kokku on 4 miljonit tonni on jäätmeid. Päris hästi sorteerime olmejäätmete, ma ei mäleta, mis need proportsioonid on, kui jõuta tahetakse. Mis on veel võib-olla natukene moonutav, on see aheraine jäätmed, eks ju. Kas ta on seal sees, ei ole sees, see on ministeeriumi asi. Aga mõte on selles, et eesmärk on jõuda, minu teada rohkem kui pool muutuks taaskasutatavaks. Taaskasutamine tähendab seda või korduvkasutatavaks. See tähendab seda, et siis puit läheb puitu, metall on ainuke vääris, millest sa nagu rahaga tagasi saad. Ülejäänud asjad kõik suhteliselt miinusega. Plasti pürolüüsitakse täna, aga betoon läheb tagasi täiteks. Seal on ka omad mööndused ja see ei ole niisama lihtne, et tahtsin, paneme sinna, ei pane. See peab olema dokumenteeritud. Sisuliselt, kui Marko tahab endale betooni nurka panna, betoonijäätmed, siis sa peaks ka ära märkima. See tuli nüüd sealt objektilt, eks ju, ma ei tea, Koidula 5 ja minul asuvad Koidula 5 seinajäätmed, eks ju, see oleks nagu päris aus auditeeritud ja dokumenteeritud nagu jäätme liikumine. Et kui me räägime 4 miljonist, siis ja katuse jäätmetest ma pakun välja, et 10 000 tonni bituumenit, sama palju kõike muud sinna juurde, sest nad on nagu vähem kaaluvad, siis väga reaalne on saavutada 40 000 tonni, mis on tegelikult 1% kogu jäätmete mahust. Kui meie oma nagu erialaliidu isikutena suudame 1% leida nagu taasrakenduse, siis meie oleme oma planetaarse missiooni täitnud. Täitke teie maalrid ja kokad ka oma missioonid sarnaselt ära, siis võiks öelda, et me võime nagu lausa uhked olla.
ja kui vaadata need komposiite, kui palju siia läheb vilja, kui palju läheb siia EPS-i, siis tegelikult on see reaalne. Sest lisaks lamekatusel, me ei ole ju täna kaldkatustesse üldse jõudnudki, siis lamekatusel oli siis, ma ütlen, aurutõkke, kuhu me saaksime taaskasutada, kaldtsoon, kuhu me saame taaskasutada, ei saa taaskasutada seda, mis on siis soojustatud tsoon lamekatusel. See peab olema siis tehase poolt uus tehtud asi ja hüdroisolatsioon. No, see, mis vett peab, see kiht peab olema uus. Seal on selge, eks ju. Parapeti sõlmedesse kindlasti kannatab siia kasutada, juba sa ise ütlesid, et see võiks olla mingi sõlmematerjal, eks ju. Täitsa kindel kohe. Kui tuleme kaldkatustesse, kaldkatusel on, eks ju, minu nagu visioon, mina istun ilmselt oma Ida-Virumaal ja need Stalini-aegsed fondid ja Hruštšovka majad, mida Tallinn on ka neid õnnistatud päris mitmes kohas, siis julgen öelda, et kaldkatuse või soojustamine taaskasutatavatest materjalist on full võimalik. Toon sellise kombinatsiooni välja, et aurutõkkeks võiks panna PVC, PVC on probleemne jääde, PVC on ultra probleemne jäädne, et tegelikult me peaksime väga hoolikalt mõtlema PVC kasutamisel üldse, sest ta on suure kloriidi sisaldusega ja üks probleemsed jäätmed üldse jäätmete kontekstis. No, Siim just ka tuli just artikkel, üks oled lugenud seda Siimu artiklit? Ma olin ka seal natukene taustaks, et ma tegelikult Siimu aitasin ja meie teadjamees oli seal tegelikult kaasautoriks, meie teaduspargi. Selle tõttu oli ka tal lihtne Siimu aidata, kuna tal on praegu paariaastane lamekatuse kogemus all. Et noh, ei olnud selles mõttes, see oli nagu väga professionaalne nii Siimu kui teadjamehe poolt. Jüri oli meie meeskonna liige, kes seal kaasautoriks selles artiklis on. Et sisuliselt PVC on nagu probleemne jääde ja mina näen, et PVC-d saab kasutada sellistes olukordades, kus seesama kaldkatuse aurutõkkeks oleks võimalik ta kiinab, ta ei ole hea aurutõkke, me teame, et ta on ju õhku läbi last ja nii edasi, kuid kindlasti on ta parem kui tavakile või mis iganes. Mis on ta eelis veel, teda oleks võimalik kokku föönitada, tal on, tegelikult saaks sellise hea monoliitse kihi. Ja mida me veel saame, me võidame kas või seda, et ütleme sellise renoveerimise puhul, maja saaks pikendada tema eluiga, pluss 30 aastat, võib-olla veel pluss 20. Et ütleme, mingis kohas võib-olla ei olegi rohkem vaja. Me nimelt vaatamegi täna näiteks Ida-Virumaale reaalselt otsa, siis see demograafia närib seda rahvaarvu niimoodi, et mingid majad ju kaovadki ära aja kontekstis seal. Ja selles mõttes nagu, ütleme, kui see ka PVC, meie lapsed ühel hetkel võtavad uuesti proovijatust midagi teha, ehk siis on juba avastatud, kuidas seda mõistlikult kasutada või leida talle nagu see taaskasutus, et mitte siis jällegi kloriidi korjamise filtrite kahjud panna, eks ju. Siis PVC oleks aurutõkkeks, puiste vill oleks siis see sooja pidav kiht, sõltuvad kui palju seda lambda vajadusel on, käiguteed, selle asemel kasutame täna puitu on puitu mitte kasutada ja leida mingi käigude lahendus nende plaatide kombinatsiooni tulemusena. Või siis ka bituumene või betooni täite vill, mis siis oleks betoonplaat. Ta oleks selline ikkagi soojust isoleeriv, aga ta ei oleks nagu puit. Eesmärk on ju puit ära kaotada. Ja kolmas asi on siis tuulesuuna, mis peaks olema kaldkatusel. Tuulesuuna eks see sama plaat. Ja meil ongi full taaskasutatav pirukas või lahendus, ütleme nii. Arvan, et inimesed, kes hindavad roheväärtust, on nõus isegi järjekorras olema, et seda teha. Kui riik on nõus doteerima, et selliseid pilootprojekte ja miks mitte nagu ehitusprojekte, siis see ongi selle meie projekti tänane mõte, et tuua nendele elu sisse, mitte liigutada neid siis surema kuhugile mägedesse, eks ju. No ma siin jälle su mõttelõnga võib-olla korras katkestan, aga mul tekiski kohe küsimus või see mõte siin juba ennem, kui sa rääkisid, et kuidas selle riigipoolse asjaga meil on, et kui ma vaatan neid tooteid, ütleme siin väga selgelt näha seda, et see ei ole nii-öelda mingi ühe projekti raames teostatav väike asi, vaid see on ikkagi väga suur asi, kus on vaja väga selgelt riigi tuge ju. Mitte ainult, siin on vaja ka katuseliidu klubikaaslased nii nimetatud, ma julgen öelda, et me peame seda tegelikult vaatama kombineeritult, et siin peaks hakkama seda powerit andma ühisena kombona. Ilma riigita me ei pääse kuskile. Kui me vaatame seda, et meil on tegelikult rahvusvaheline väljund olemas sellel tegevusel, läbi nõustamise, läbi miks mitte
isegi tööde teostamise, läbi patentide, läbi kasuliku mudeli, et Eesti on ideaalne riik selliste pilootide või selliste laborlahenduste katsetamiseks. Ja see on selline labor, kus ei ole nagu, ütleme, ma ei saa öelda, et see tervist kahjustav ei ole, sest tegelikult on näiteks ka PVC katus või PVC materjali ju föönitamine, see on juba toksiline. Siin on palju toksilist, mis puudutab EPSi näiteks sulatamine. Kõik need asjad on tegelikult seotud teatud saastega ja teatud selliste ainetega, aga sellega kõigega tuleb tegeleda. Selle jaoks ongi meil teadlased, me ei tee seda nagu kuskil kasvuhoones prillid ees, eks ju, vaid siin on ikkagi nagu selline teadjad mehed ja ka ennetades riske, sest me ju teame, mis materjalidega tegemist on ja mis ohud sellega kaasnevad ka töötlemise puhul, eks ju. Et need asjad käivad, kuna me täna oleme piloodis, siis tegelikult kombona, loomulikult siin peab olema nii ventilatsioon, siin peab olema katusemehed kui, ütleme, ma ei ütle väärindajad, vaid kui toormekorjajad, kui lõpp-produkti paigaldajad. Et see kogu see väärtusahel, siin tekibki väärtus sellest, et kogu see ahel on kaetud. Ja väga oluline roll on need samad teadlased, nagu ma olen kogu aeg rääkinud, ülikoolid, väga oluline roll on riik, kliimaministeerium, ehitusega seotud ministeeriumi osad majandusministeeriumis. Et ühiselt, kui nemad tuleksid ka meile nagu appi seaduse silma sertifitseerimise, tootelehtede, ma ei tea, mille iganes, see on eesmärk. Kui üks lüli jääb puudu, võib selle projekti nagu visata ahju ära, sest ilma sertifikaatideta me ei tee seda. Me võime suga suvilat omale ehitada, aga päris ühiskondlikusse hoonesse, kus on siis tõesti elab 3 sissekäiku inimesi, me seda panna ei saa. Me ütleme, siin on praegu sama olukord, nagu on teedeehitused, et on taaskasutatav materjal olemas, aga seda ei tohi kasutada, sest ta ei vasta piisavalt tõuetele, et ta on natukene teiste näitajatega ja praegu sellega on sama lugu, et see on nagu materjal, mida nagu ei ole olemas nii-öelda ja kuhu ma täis panen, kui mul ühtegi ei ole sellist asja, et ma seda võin panna. Ja jällegi, me oleme ise arutanud oma meeskonnas, et huvitav, miks see nii on, et me nagu justkui nagu avastame siin nagu ägedaid asju ja väga lihtne, tegelikult ei ole ju keegi tahtnud sellepärast sellega tegeleda, nii mugav on teha ju uut asja. See, kes on villa harjunud tootma, see, kes on bituumen katust harjunud tootma, tema nagu toodab oma asja oma nagu sellist rutiiniga nagu teeb ja väga ebamugav on nagu tsoonist välja minna. Ja mis on veel, ütleme, tootjatehased, nad tegelevad ju, nendel on ju oma tootja kohustus ka taaskasutuse võtmes, eks ju, siis nad tegelevad oma toodetega. Et mõte on sellest, kuule, mina tootsin ja mina lahendan. Aga nii kui minu tootel on näiteks see nõukogudeaegne asi val, siis pole minu oma, eks ju. Et sul on nagu lihtne nagu pareerida seda. Et meie läheneme nagu komplektselt sellele asjale ja kõige nagu tähtsam selle asja juures ongi see, et nii kaua, kuni see katuse pirukas on katuse mehe käes või menetluses, on see väärtus. Kui sinna tuleb lammutaja kaldaga kallale, muutub see kokteiliks, millel ei ole nagu pointi. Kokteilina on ta ainukene tulevik siis tõesti lihtsam on ahju lükata, et vähemalt mingisugunegi väärtus tas tekiks. Või siis mäkke, et sinna on nagu lihtne siis nagu ära trampida ja ära unustada. Ütleme nii, et ma näen praegu küll seda, et kui riik praegu tuleks ja ütleks, et näed, selline tükike materjali, seda materjali võib ja ka tuleb mingis osas kasutada. Ütleme, see oleks võib-olla vale öelda, et siis oleks konkurentsieelise andmine. Kuidas see tänapäeval on, aga pigem, et oleks taas kasutatav materjal. Ja kui meil on oma Eesti toode, see on ju... ütleme kas või Eestit pärit toode, eks. Me ju anname selle asja nagu lendama, et me ei taha ju endale seda kuuri, ma nüüd ei anna kellegile seda ideed ega mõtet. Mõte on ikkagi, et see kõigile nagu lendamine, siin on nagu jällegi vaja, siia peab kaasama projekteerijaid, kes tegelikult usuvad sellesse tootesse ja hakkavad neid panema sinna sisse, sest projekteerijad on väga intelligentne seltskond, kes tegelikult ootavad selliseid tooteid, nad hea meelega panevad, need kasutavad. Aga jällegi selle jaoks mul peab olema sertifikaat, selle jaoks mul peab olema mingi tõestus, et ta on võimalik üldse sinna panna. See on kõik protsessis. Aga projekteerijatega mul tegelen, sest sinna ma jõuan. Mul on 24/7 ja oma perekond ka ja oma elu ja vahepeal tahab süüa ja õhku ka hingata. Aga see selleks. Ja siis on projekteerijad on tähtis nagu seltskond. Ja nüüd ma kiilusin kinni. No ma arvan, et väike hingetõubepaus kulub ära praegu, et sa oled siin juba
veel tunnikese rääkinud ja mina olen lihtsalt saanud kuulata, mis on olnud väga tore ja väga inspireeriv, kui kes ma näen siin neid tooteid koha peal ja saan katsuda ja mõtlen sellele, et kui lihtne oleks ära lahendada meil Eestis mitmed probleemid, mis meil oli Illariga eelmine nädal podcast, kus ta rääkis ka, et see ventisahtid mädanevad, probleemsed on ju puitu täis, suur probleem, kuidas teha, pole lahendusi, välismaalt mingi erilahendus, tootja lahendus on ju, võtame sisse, hirmus kallis on ju, aga siin oma materjali kasutada oleks ju... No või vähemalt seda edasi arendada, sest kindlasti on siit võimalik arendada teda kuhugile maale. Et kuhu ma jõuda tahtsin, kus ma kinni kiilusin, oli see, et tegelikult on häid võtteid olemas. Jah, loomulikult ei tohi nagu konkurentsi soosivaid nagu otsuseid ühiskonna, poliitikas, olgu siis mis iganes anda ministeeriumitel. Et väga hea näide on nagu Tallinna linn, kes tegelikult, ma võin eksida, kas olid määrused või korraldused või mis neil seal valla volikool, nendel on siis linnavalitsuses, nad on vastu võtnud. Minu teada, vähemalt olen ma selle info kuskilt ammutanud ühest koolituselt, on võetud vastu otsus, et aastal mis iganes ta oli 2030 midagi, alates on Tallinna linn oma ehitusprojektides kasutab, annab sisse tellimuse proportsioonile, et kogu ehitusest peaks olema 5% materjali taaskasutatavad või korduvkasutatavad. Mina ei tea, kuidas see protsent kätte saadakse, kui sellise asju mitte kasutada. Et ehk siis tegelikult võti on olemas, kui sellega tegeleda, sest see taaskasutamise nagu 5% ulatuses, see on väga palju. Ma ei tea, sa pead hakkama aherainet Ida-Virumaalt tooma, see 5% saavutamine on ikkagi väga ambitsioonikas ettevõtmine, kui Tallinn muidugi seda nüüd ära ei cancelda läbi kõikvõimalike poliitiliste aktsioonide, siis vähemalt viimane info oli, et nad on sellise otsuse võtnud niimoodi teha. Riik võiks seda samamoodi peegeldada oma seadusandlusesse, või võiks vähemalt eesmärgiks võtta seda kuidagi menetleda ja mida riik võiks teha, kui hoone läheb lammutusse, siis peab olema taaskasutamisele suunamise kohustus, et lammutajal poleks võimalik tekitada seda jäätme kokteili, millel pole tulevikku, et jäätmete sorteerimine peab hakkama pihta juba objektil, mitte jäätmejaamas. Et see on see sõnum, kus riik saaks aidata kiiremaid samme tõhusale nagu jäätme majandamisele ehituse sektoris. Ja Piraki, selle mõttes, et ma täna hommikupoolikul oli Kliimaministeeriumis meil istumine ja see loomulikult teemaks ikkagi see, kuidas olla rohkem energiatõhus ja muud sellised asjad ja seal see päiksepaneelidega seonduv teema ja muuga ja mõtleks, selline asi läheb väga hästi sinna ka energiatõhususe alla ja taaskasutuse alla, see läheb kõige alla just nimelt, et me ei raiska mõttetult energiat uue tootmiseks, vaid me väärindame selle vanna ära tegelikult, mis muidu on puhas prügi ja kõik see, et ma ei kujuta ettegi, kuhu sa pead sellega minema, et see nagu päriselt töösse läheks, et keegi ütleb, et jah, paneme sellist materjali, andke meile seda materjali, näiteks mingi X kogus on ju ja vaatame, mis saab. Ütle ühte, ma sulle ütlen, et Marko, et selles mõttes ma nagu oma sõna nagu suudan pidada liidu ees ja ise endale, sest ma ise arvan, et ma isegi see kõige tähtsam on ise endale antud nagu lubaduse sõna. Et see, mida ma nagu algselt ütlesin, et kui ma nägin, mul hakkas nagu, tegelikult on ju valus vaadata, kuidas need asjad liiguvad mäkke ja ahju, kui neist oleks võimalik teha nagu asja. Ja kuna see projekt, millele ma olen siis näppu andnud ja mis on juba võtnud üle käe kuskile siia rinnani välja mind, siis tegelikult see projekt kestab veel 11 kuud. Kõik mehed, kes meil projektis on kaasatud, on nagu väga motiveeritud ja hasartselt ajavad asja. Tegelikult on seda lahe vaadata. Loomulikult tuleb tagasilööke, näiteks seda ei saa rääkimata jätta. Bituumeni menetlemisel on see lugu, et kui mõistlik on teda ju menetleda miinuskraadidega, sest ta muutub ju vedelaks ja nagu nätsuks. Ja meie freesmaterjali masin, mille me siis välja töötasime, et ta lihtsalt võlli väänas puruks, see oli nüüd möödunud nädalal, sest see näts muutus selliseks, et mootor lõdas ja võll ei suutnud.
ja ta keeras, sest noh, ta ei suuda enam seda, ehk siis me tuletasime sealt tänu sellele, me saime jällegi selle mõtte, et seda bituumen šokolaadi on mõistlik menetleda tegelikult miinuskraadidega või talvel. Ja talvel on katuse meil niigi vähem tööd ja olekski lahe. Aga seda, et sul peab olema ressurssi tekitada mingi bituumeni ladu, mida hakatakse talvel siis närima ja samas tekib siis järgmine ladu nendest asju, mida siis kevadel paika panema hakata. Et justkui hakkab sellesse katusemehe nagu ajateile loogikale isegi ta kaasa tulema. See kõlab liiga hästi, et olla tõsi. Ei, no muidugi see oleks unistuste värk, et sa saad nagu oma töö ära planeerida, et suvel paned selle paika, mis sa talvel ümber töötled. Et talvel mehed ei peaks puhkama, nagu Soomes, eks ju, lähevad nad ju kõik nagu kollektiivsele. Aga samas näiteks EPS-i puhul on see häda, et EPS ju lendleb. Kuidas sa teda teed, nagu sa teda natukene murrad, nõnda ta on kadunud sult kätte vahelt, eks ju. Et kuidas teda nagu pressida, kuidas teda menetleda, kuidas objektil taga käituda, et ta nagu lõpuks, ja mis on jälle EPS-i puhul, et EPS-i näiteks toormena tahetakse saada puhta toormena selles mõttes, et väga kihvt on panna neid kuradi mikrouunide, need uute mikrouunide, need karbikesi, eks ju, mis on see toeelemendid vahjudel, noh kõik, mis on elektroonika, sellel on ju see EPS on nagu ümber sätitud. See on puhas, selle sa lükkad masinasse ja sa võidki liigutada ta nagu tootmisesse. Aga katuselt tuleb ta tolmune, natuke bituumenit, sama jama on villaga. Kui sa villa nagu võtad viimase pealmiselt nahalt, võtad naha maha, siis tegelikult on, sul läheb bituumeni kihid mingid peale. Tegelikult bituumen ei ole selles komposiidis väga nagu teretulnud. Et sa peaksid ka selle bituumeni seal kätte saama, et seal on lubatud mingi tsoon seda nagu prügi või saastet, eks ju, nii nimetatud. Et see on paras teadus igas mõttes, noh. Ja see ongi see, mida me rakendusuuringuga teeme ja kuhu ma jõudsin, ma tahtsin oma lubadusega jõuda, et ma luban sulle, et 11 kuud ma tegelen intensiivselt sellega edasi. Kui nüüd ministeeriumid ja kõik teised ka meetmed meiega appi ei tule, sealt edasi ma ei ole kindel, et mul on aega sest ma pean ka omale leivalauale tootma, et täna ma teen seda kõike oma vahenditest. Loomulikult suurema enamuse annavad meetmed, aga see väike vahend, mis seal tuleb, see tuleb mul ju kõik minu enda palakese kõrvalt. Et ma lihtsalt panustan seda arengusse ja ma olen võtnud selle loogika, et selle asemel, et joosta Tallinnasse, Tartusse katuseid miinusega tegelema, ma pigem panustan arendusse ja ma ise tunnen, et mul nagu, see on natukene nagu minu hobi, et kui mõned mehed sõidavad tsikliga ja nädalavahetusel 10 tonni panevad sinna tehnikasse, niinimetatud ühele tripile, siis mina nagu topin oma vahendeid sellesse hobisse siis, eks ju, et no, see on selles mõttes väga tänuväärne hobi, et ma ei oskagi seda nagu sõnastada, et kui ma seda vaatan kõike siin ja kuulan siin, siis mul tekib küll see tunne, et riigi tasandil tuleks midagi kiiresti ette võtta, et see asi päriselt realiseeruks, et no ma ise nagu usun ka ju sellesse ja teie kui mu nagu rindekaaslased, ma mõtlen nagu katuse peal. Ma isegi tunnen, et te ise samamoodi nagu avanete, et see on päriselt ka võimalus, et kasutame selle ära, sest ütleme ministeeriumi inimene, kes ei ole meie religioonis, ta ei saagi aru võib-olla, aga kui sa nagu seda päriselt nagu katsud, nuusutad, mõtled läbi selle lahenduse ja selle ahela, siis see ongi võimalik käivitada. Ja mitte mingisugust võimalust, tähendab, mitte mingisugust probleemi pole seda sama ahelat käivitada Soomes, Norras, Poolas, aga miks mitte, Brasiilias on mul eriti lihtne, sest mul on sõber brasiillane selle jaoks. Et lihtsalt see peab olema nende kultuuri ja ajaloo taustast sõltuvalt, sest Brasiilias on samad mineraalvillad, mis on täna probleemne jääde ja kõik eranditult on probleemne jääde. EPS on probleemne jääde, plast, bituumen ja vill, nad on kõik probleemsed jäätmed. Ja mina loetasin selle 4 miljonit proportsiooni 50 ja 40 000 tonni, siis ma rääkisin üldine kontsentratsioon nagu jäätmeid, mis Eestis toimub. Kui me räägime, võtame siit välja vähem probleemsed jäätmed, see sama aheraine, puit, metall, see tsoon jääb väga väikseks ja need probleemsed jäätmete kogus jääb väiksemaks, meie maht 430 kuni 50 000. Ehk siis tegelikult me lahendame mitte 1%, me lahendame probleemsed jäätmete mahtu küllalt suures protsendis, ja seda protsenti saab öelda ainult Keskkonnaministeerium. No ja see on hoopis teine arvutusloogika. See on see, mis pidi sa siis arvutad seda, et nii palju sa protsenti saad ja see, et sa just tegelikult
et see probleem jääda, mis praegu lähebki prügimäele kuhugi matmisele põhimõtteliselt, siis selle probleemi ära lahendamine on väga suur asi. Ja nende tulevik, ütleme ka lastele meie mõttes, meie lastele, kui nad 50 aasta pärast koogivad välja selle vettinud ja kokku pressitud villa, mis on sisuliselt kõigite teiste kihtide vahel, mis sa teed sellega? No? Täna me võiksime sellest midagi teha. No kui keegi on suutnud selle podcasti nüüd ära kuulata, siis ma loodan, et ta on saanud ka inspiratsiooni, sest et ma küll mõtlen siin, et kuidas saaks Teetu aidata selle tema teekonnal, et seda tõesti, ma näen seda toodet siin laua peal ja ma näen, et sellel on reaalne funktsioon. Et homme päev võid viia seda objektidele ja mehed ehitaksid sellest neid probleeme, kas või esimene asi probleemse tentkast ja lammekatuse. Kusjuures ta on ju primitiivne, ta on isegi pressimatu kujul. Kui ta niimoodi, ta ei pea olema ideaalselt sirge, ega see... Ei, mõte on ka tiheduses. Kui ta ka pressid, siis ei oleks seda poorsust nii palju. No ütleme jah, ta töötaks lausa kipsplaadilaadse niimoodi katsudes on ta isegi piisavalt, kui seda pressida veidi ideaalsemaks, seda lihtsam, aga No ilmselt mida õhemaks, aga see on nagu keemia ja füüsika, eks ju, et milline ta olla võiks, aga neid valdkondi, kus kasutada ja arvestades, et ta töötab suurepärane. Parapeti kõik servad, pealmise sa võid teha selle ju kaldu plaati pressida ju. Tegelikult see on üks minu nagu see sõlmjooniste kohta, ma ütlesin, vaata, sa ütlesid parapet, ma lihtsalt ei tahtnud täna nagu podcasti rahvast kurnata, sisuliselt kaldtsoonid, kust puit välja saaks parapeti välisalad. Need on võimalik neid teha, küll on võib-olla rabedus on natukene probleem, aga kõik see on lahendatav. Küsimus on, andke meile võimalus ja tegelikult on ju eesmärk meil oma endas projektis ka see, et meil on 11 kuud aktiivset aega ette nähtud. Me teeme ära 2 näidisprojekti. Üks saab olema lamekatuse näidisprojekt ja teine saab olema kaldkatus. See sama visioon, mis ma sulle rääkisin, selle alusel teha päris objekt ära. Ja läbi oma rakendusuuringu masinapargi. Ja nüüd sealt edasi me tegelikult sihime teine poolaasta, siis 2026 teine poolaasta, me kindlasti läheme taotlema tootmiseks ja selle ahela ära täitmiseks toormekorje, tootmine, paigaldus ja see ahel ära täita selle nagu projekti selle projekti ellu viimiseks läheme taotlema vahendeid, selle jaoks me aktiivselt hakkame otsima investoreid. Miks mitte see ei võiks olla ka kombineeritud investorite variant, kus juures katuseliidu liikmetele kõigile justkui selline väike nagu ühisettevõtmine, mis siis annaks sellise võimaluse seda toodet ka kasutada, sest mõte on selles, et ka meie katuseliidu liikmeid motiveerida, et mitte isegi motiveerida, vaid ma ütleks teistmoodi, liidu liikmelisus annaks õiguse seda rohemetoodikat kasutada, mis ka annab õiguse näiteks osaleda mingitel hangetel. Kui ikkagi riik tuleb kaasa selle mõttega, et ärme lammuta robustselt neid asju, vaid läbimõtestatult, siis see liidu liikmelisus annab ka õiguse menetleda seda lammutust ja taaskasutust, selliselt, nagu ma olen seda üritanud teile nagu väljendada, eks. Ütleme nii, et siin ma näen küll seda, et kui tihti on see asi, mis meil riigile ette heidetakse, et pigem on ainult sõnad ja tegusid ei ole ja kõik on ainult paberil ilus, siis ma praegu näen seda, et mis Teet on teinud suure töö ära, et kui see ette võtta, siis riigil oleks midagi ette näidata, et midagi tehtud ka. Ja seda ma tegelikult ka päriselt loodan, et me oleme mõned sammud ees. Ma pean silmas ka need käivitatud projekte ja selle tõttu ma tegelikult aktiivselt ootan endale appi ka TalTechi. Miks me täna TalTechiga vähem võib-olla oleme seotud, on just see, et meie teadvad mehed istuvad Tartus. Täna me oleme TalTechi aktiiviga kokku saanud ja me päriselt ootame ka, tahame rakendusse kaasata tudengeid meie keskkonna teemaste läbirääkimiste osas oleme me laua taga EBS-iga, sest EBS tegeleb keskkonna asjadega. TalTechiga üritame siis ehitustehnilist asja arendada koos edasi.
nii kui ma ütlesin, Eesti Maaülikool aitab meid keemiliste testidega, siis nendes ehitus, tehniline dekanaat või kuidas seda asja nimetada ja keemia poolt siis meil katab Tartu Ülikool. Nii et sisuliselt kõik võtmeülikoolid on meil justkui laua taga. Kõigiga me oleme kellega juba lepingus, kellega läbirääkimistes, sest ja täna siis ootame kõiki muid liikmeid siia, ütleme osapooli juurde, sealhulgas ka ministeeriumit aktiivselt kaasa aitama, et edasi lükata seda mõtet. No mina ütlen lihtsalt vägev. Ma ütlen, et kui praegu oleks teljad või ütleme, mingi luba sellist materjali kasutada, seda kasutatakse. Ma ei kahtle sellest, kui selle eest ostad nagu iga teist materjali ja see on ju väga selgelt, ma näen, et see on parem. No ja mina näiteks ootan täna neid objekte, vabalt võib olla mõni katuseliidu mees, kes ütleb, et kuule teed, aga teeme minu garaaži ära, mitte eluaset, vaid kuule, davai, teeme piloodiks, sest ma ei ole kindel, et ma jõuan seda nüüd teha, aga meil on arvestatud täna oma masinapargiga selliselt, et me saaksime seda liigutada. Kusjuures see kontseptsioon oligi selline, et miks mitte näiteks Ruhnu saar, kus on mingi garaažihoone, et sa ei pea seda bituumenit hakkama sealt ülesse võtma, kuhugile viima ladest, sa lähed oma mobiilse masinapargiga kohale, ekseldad selle teema seal läbi, paned aurutõkkene asemele, et tekib ka selline suletud ühiskonnas võimalus seda kasutada, Islandi mudel nimetame seda, Ruhnu mudel, mis iganes. Et selline kinnise ühiskonna mudel, et mitte liigutada ta ära, vaid sa saad esmased isegi ehitusmaterjali vajadused nagu ära kasutada vahetult siin samas sellel samal objektil. Kuule, ma küsin ühe küsimuse. Ma olen saanud vist hästi varem aru, et sa tahad öelda, et see tehas on tegelikult mobiilne, et see ei olegi nii suur, et ma kujutasin ette, et see vajab ikkagi näiteks ala 1000 ruutmeetrit pinda, kus sul on üks seade ja teine 300 vara, kui ütled, lähen mobiilse seadmega kohale ja teen koha peal ära. Mis see tegelikult tähendab? See tähendab seda tegelikult, et ongi see, et ma olen nii palju nagu täna rääkinud, aga isegi olulised asjad on rääkimata jäänud, et meil on tegelikult mobiilsus on üks eesmärk projektis. Me oleme täna selle mobiilsuse võtnud endale eesmärgiks, et meil oleks võimalik ühe merekonteineriga liikuda nüüd konkreetsele objektile, et seal siis hakata ekseldama seda sama bituumenit, EPS-i villa. Küsimus on, et sa kunagi ei tea, mida sinna asemele paika läheb või mitte. Ilmselt vill läheb peakbackidesse, EPS pressitakse kokku või siis tehakse temast siis selline keeks läbi selle masina. Bituumen siis on võimalik sättida siis läbi komposiidi lahenduse aurutõkkeks sinna aseme, ehk siis tegelikult sul on, see sõltub, see ongi see kombineerimise pool, see ongi see professionaalse pool, et sa pead oskama, aga meil on olemas mobiilne konteiner, mida me saame liigutada, olgu see siis Tartusse, olgu see siis Kihnu saarde, võib-olla kasu Islandisse lähme korraks dessandiga, aga et mõte on see, et koha peal ära lahendada see peab olema läbi mõeldud, sest tegelikult meie projekt hakkab pihta valideerimisest. Meie mõte on see, et kui on olemas objekt, mis tahab minna, näiteks ERR-i hoone, läks lammutusse, eks ju. Ta ju tegelikult tõmmati kihid tühjaks ja siis hakati peale ehitama. Seesama lammutuseelne valideerimine võiks toimuda nii, et meie sektori vend läheks sinna, teeks surfingu, sina, mina, kes me oleme 20+ aastat objektidel, me lõikame selle piruka lahti, me näeme kohe, kelle vill seal on, me näeme ära, me teame isegi tootja reeglina. EPS reeglina, mis ta siis on, tihedusega 50-60, sest sõltub ajast, eks ju, normidest. Parimad mehed on pandud ka 80-100, aga see on ikka kaasaegne, seda sul tuleb väga harva ette. Reeglina on 50-60 ja isegi bituumenid, mis me seal peal näeme, me võime ära aimata, kes see tehas on, kui me tagurpidi keerad ja lumehelbekest näed, eks ju. Et meie jaoks on see nagu nii elementaarne ja näeme ära paksuse, me valideerime ära sisuliselt materjali, me tajume ära selle mahu, puhas matemaatika, 3 sentimeetrit villa, nii palju ruutmeetreid, tee neid surfiauke siis 5 tükki, mitte 1, eks ju. Ja ongi sul tegelikult ju teada, mis toore sul seal toimub või tekib. Et andke võimalus valideerida, andke võimalus üles võtta, andke võimalus toota ja me teeme selle ahela, täidame ära teile ühiskonnale, nimetame siis nii. Ühesõnaga see mobiilne seade siis tegelikult ekseldab selle asja ära, et siis ta peab ikkagi minema kuhugi mujale või sealt tuleb veel midagi muuga välja. Ma isegi arvan, et meil peaks olema üks tehas, statsionaarne tehas ja mobiilne seade. Et see mobiilne seade on ka selle jaoks vaja, et näiteks Tallinnas on väga kihtid jäätmejaamad.
praegu nad aina rohkem saavad nagu populaarsust. Saab ära kasutada seal samas, läheb kohale. Ja teeb selle EPSi või villa ja viib minema jäätmejaamas, samamoodi see mobiilne asi võib katust teha, et ta tegelikult on selline mobiilne üksus, millega me saame neid seda jäätme korjamisel ja ka isegi ehitamisel teda kasutada lihtsalt. Täna peab seda andma kellegile selle valdkonna, kes koordineeriks seda ja siis tekib väärtus. Väga huvitav, selles mõttes, et ma olen siin varem kuulnud sinu neid esitusi väiksemas mahus ja siis on jäänud ka väga huvitav mulje, aga täna ma sain igal juhul oluliselt rohkem informatsiooni, et ja ma näen nagu väga selgelt, et lihtsalt on vaja mingisugust paberit, et see materjal kõlbab, mis meil siin laua peal on. Täna me oleme alles poole peal, et mina isegi julgen sulle öelda, et me ei ole täna poole peal, me oleme väikese veerandi peal, aga siit on kuratlikult palju veel minna ja andke meile võimaluse, me teeme selle ära, et päästame siis maailma sellest 1% jäätmest, eks. Ja see on reaalne. See kõlab nii väikse numbri, aga tegelikult kui ma mõtlen, reaalselt on seda sodi ikka väga palju, kui sa näed, kui palju läheb tegelikult seda ju ehitusobjektidelt ju lihtsalt jäävad prügimäele on ja siis on see väga palju. Aga katus kui selline ei ole ju suur asi, et ütleme katusehituse kontekstis, võib-olla ta ongi see 1%, eks ju, aga mina tõin sulle näiteks ju tegelikult ka olmejäätme sinna sisse, et ja kui me tõime selle protsendi, ütleme probleemsete jäätmeteni selle mahu näitaja, siis me ei räägi 1%, me räägime ikkagi võib-olla isegi kahekohalisest numbrist. Ja, väga äge. Mis me siis tahame, kutsume üles siis kõiki, kel on asja vastu huvi, siis saab Teedu ühendust võtta, me paneme oma kodulehele, katusliit.ee lehele, paneme podcasti juurde ka Teedu kontaktid alla, et kes vaatab või kuulab meid SoundCloudis, seal seda võimalust ei olnud. Aga... Ma teeks sellise ettepaneku, et säästke mind võib-olla sellisest muust mürast, et ma võib-olla paluks koguda nagu Markol siis neid võimalikke huvilisi ja teeme ühe dessandi Ida-Virumaale, ma päriselt näitan teile laborit, ma päriselt näitan teile asju, teen teile mingisuguse taaskasutuse võtmes ja ärme unusta, kutsume ka mehed punti, kes meil ka sertifitseerivad, miks mitte TalTechi mehed, miks mitte keskkonna ja pane kokku kombo inimestest ja ma võtan teid lahkesti vastu ja panen ka kringli ka lauale. Ma ütlen nii palju, et täna ma rääkisin Ivo Jaanisoga siis, kes tuleb meile kevadise üldkoosolekule, kui ma ütlen talle, et lähme siis hoopis Ida-Virumaal näiteks, et siis ma arvan, et selles ta oli nõus tulema, ütlen kõigile. Ja motiveeri teda nende lõikudega, mis ka päriselt kõlavad, et mul ongi nagu, et kui see juhtub nii, et vaata, mina võin omas kapslis olles silma särama näha, eks ju, ja mõni realist tuleb ja tapab mu mõtte ära, ütleb, et unusta ära, et sa tegeled jamaga. Ja kui ma näen, et ka sinul läheb silm särama, kui ma näen, et teistel meestel läheb, ma ei tea, jalg hakkab nagu tangorütmis liikuma, siis ma nagu, siis paneme nagu edasi. Et praegu sa veel süstid küll mulle optimismi, et ehk ka 12 kuu pärast selle asjaga tegeletakse edasi. Aga ma võtan selle materjali lihtsalt veel kätte ja ma näitan kõigile seda. See on materjal, mis lahendab ära lame katuse 2 suurt probleemi. Ventilatsioonisahtlid, mis mädanevad ja parapet, kus on samamoodi puit, mis mädaneb, mida ei ole võimalik või on väga keeruline kaldu näiteks sättida, lõigata või tehakse mingisugused reikadest väga kehvad konstruktsioonid, siis... Aga ma sekundeerin sind. See on nagu... väga äge materjal, pluss kui see on materjal, mis lahendab ära käigutee. Ja see on käigutee lahendus, sellest või sinna ka päiksepaneelide alla kodumaine taaskasutustoode, et või mingi kolmnurkliist teha, et ma näen nagu, et siin on nagu põhimõtteliselt ainult see, et ütle hind ja anna kätte. Kui hind on vähegi vastuvõetav ja kui ka ütleme riigi poolt on see soov ja huvi tegelikult kirjutada sisse see nõue, et peabki taaskasutama taaskasutatud materjalist tegema midagi. Või üritada. Jah, siis neid saaks kasutada. Sest tegelikult selle aurutõkke mõttes oli see point, et ma isegi mõtlesin seda, et seda vedelat varianti, kui paigaldada nagu, ma vaatan ka väikekateldega, nagu ma rääkisin, et Soomes ju pannakse, eks ju, neid ka aluskatted selle liimiga, siis tegelikult on võimalik need, kui teha ülespöörded katusel ära ja tekib see nurga täitmise faas, siis sel hetkel teha stopp
ja kutsuda nüüd katlaga vend, kes oskab neid asju panna, ta lihtsalt täidab need ümarnurgad ära, mis vajavad normilist täitmist. Ta tuleb oma katlaga, katus peab vihma juba, sest aluskatte on peal, täidab need nurgad ära ja sealt edasi on siis, ta tahkub kiiresti, on mingi päev-2 ja siis võib tulla juba viimase nahaga sinna peale. Ja asi on selles mõttes korrekto, ei ole mingisugust suurt pidurit peal ja normid täidetud, taaskasutustahe on sündinud ja üks võimalik variant veel nagu. Vot. Vägev. Ütleme nii, et meil on vaja natukene riigi abi siit selles suhtes, et seda asja jõustada ja normeerida kuidagi, sest et väga keeruline. Eestis ei ole ju väga palju kogemusi, olematu materjali et mis normid siis on sellele, mis sellele kehtivad materjali, mida pole kunagi varem olemas olnud. Ja hakkame tootma ja hakkame eksportima. Ja öelge veel, et meil ei ole ekspordiartiklid. Lõpuks on meil nii, et meil ei jätku bituumenit selle jaoks, et seda väljapoole müüa, kui päriselt need mõtted lendu lähevad ja ka need selline tahe tuleb nagu ühiskondlik, mitte ainult Eestis, vaid ka Euroopa Liidus ja väljaspool, et üritame taas kasutada ja selles võtmes nagu bituumen on kuratlikult hea sel juhul, kui need asjad nagu päriselt ka käima lähevad. Ja, väga äge. Tundub, et me hakkame siia lõpu poole jõudma, et Teet, soovid sa veel midagi lisada, mis sulle hinge peal on siin? Näiteks siin mina leidsin siin nagu väga palju kokkupunkte näiteks meie eelmise podcastiga, mis oli meil Hillar ja Kristina Peitsiga ja siia samamoodi jutuks oli see innovatsiooni julgus ja kõik see asi, need on natukene teises võtmes just nimelt, et kasutada neid uusi materjali, mis on juba tootmise tehastes olemas, et ka neid ei kasutata, aga sa viisid praegu täna selle innovatsiooni veel täiesti uuele tasemele, ehk võtame täiesti uue toote ja lisaks veel taastkasutatud toote ja teeme sellega innovatsiooni, et see on ju veel järgmine tase nii-öelda. Et mis ma lõpetuseks tahaks öelda, ma tahaks nagu seda öelda, et ma olen nagu nii palju sloganeid siin juba lauale löönud, et tegelikult ma ise näen seda, et midagi teha ei ole, tulevik ei teki iseenesest, et me peame ise oma tulevikku looma, et see taaskasutus on see, mida meie lapsed tahavad meilt näha. Ärme kingi neile nagu sodi, kingime neile väärtust, et tegelikult nendes katustes peitub väärtus, meie oleme sellega algust teinud, teeme ühiselt edasi, paneme selle asja käima ja anname sellele asjale rahvusvahelise maigu ja lööme kõik käed külge. Ministeerium, ülikoolid ja katusemehed ja ma ei näe põhjust, miks need mõtted ei võiks lennata ja leida veel valdkondi, kuhu neid panna. See oli nii ilus lõpulause, et ma ei hakka siia enam midagi lisama omalt poolt. Ütlen praegu Teedule aitäh ja hea meelega kutsume sind tagasi ja vaatame näiteks poole aasta pärast või aasta lõpus, et kuidas on selle projektiga läinud, mis tulevik toob näiteks. Igati valmis seda kogemust jagama, aga ilmselt just sel hetkel, kus me siis tõesti oleme juba järgmises faasis, olgu siis kas siis projekti lõpp või järgmise projekti algusfaas, aga et ma kindlasti ei hoia seda endale, et ma nagu sellepärast tulin ka täna sinu juurde siia, et kuidagigi nagu anda seda tagasisidet või edasisidet ja peegeldada hetkeseisu sellest, millele ma siis Katuseliidus olen mandaadi saanud. Ja see on see reaalne tegelikkus, et ma ei ole tulnud teile mingit jura ja bluffi rääkima, vaid need on päris asjad ja need on päriselt oma käte ja higiga tehtud asjad minu enda silma ja silma all. Väga äge. Aga ütleme siit poolt siis Teedule aitäh ja kutsun teid üles ikka minuga näiteks ühendust võtma ja siis rääkima sellest, mis hinge peal on või näitama ägedaid asju ka teistele, millest võib-olla ei teata või mis iganes, et iga podcast, mis me oleme siin teinud, on olnud väga huvitav ja väga huvitavad külalised on meil siin olnud, kes on rääkinud oma vaatenurkade alt, kuidas nad asju näevad ja mis on kitsaskohad ja mis on rõõmu toovad asjad ja loodame, et tuleb ka järgmised podcastid. Aitäh teile ja kohtumiseni. Ja näeme, jõudu.